tere. Steadicam oleks päris hea asi, noh. Hey, what up, yo? Praegult ma olen kodus, hakkan uut videot tegema. Paar päeva tagasi võtsin siukse kaamera omale, käisin katsetamas seda ja pildistamas sellega, aga tänast videot ma ei saa ikkagi sellega teha, sest et mul on mingi mälukaardi jama ja sellega ei saa väga hästi filmida hetkel. Pluss see videopilt on veits siuke shake'i, et mingit Steadicami või asja oleks vaja ja uusi mälukaarte. Aga paar klippi siis sellest, kuidas me käisime pildistamas ja siis juba läheme tänase videoga edasi, nii et stay tuned. Tere, see piim on halvaks läinud, noh. Paneme siis mustalt, noh. Nii see käib. Väga hea, alustame siis seda videot. Nagu näha, siis see on nii-öelda videoid Eesti auto YouTuberitest, nagu neid oleks sitaks palju, on ju. Sest et Eestis ei tee mitte keegi head contenti. Aga alustame siis. Hetkel siis olengi siin praegult oma kanalil 3429 suubi. Mis juhtus, miks neid nii palju on, nagu mis saa aru, tõesti õige. Viimasel videol 6 päeva video ei olnud, 6200 vaatamist. Ma ootasin, et see saab mingi 2500. Mis toimub? Inimestel lähevad bemmid peale, tehke contenti. Aga lähme siis edasi. Vaatamegi, alustame kohe siukse kanaliga nagu Flexinit. Ma arvan, et see on üks Eesti kõige suurem nii-öelda autode kanal. Ärge heitigi, kui ma ei tea seda. Või noh, ta küll ei tee nii-öelda eesti keeles, sellepärast et ta ei räägi mitte midagi oma videotes. Ta lihtsalt paneb käima neid. Siin on terve hunnik autosi, mida ta paneb lihtsalt käima. Need lihtsalt näitab autot siin, ei räägi midagi. Näitab tagant seda autot siin, see on keegi projekt. Kus see numbrimärk on, no mida? Siis ta siin midagi teeb, siis ta siin tatsab. Läks käima. See oli mina iga kord, kui ma oma 3 käima panin. Ma olen nii naljakas. Kiskin. Igatahes jah, see on siuke päris huvitav kanal, ta on juba päris mitu aastat seda teinud siin. Järjest paneb vanu autosi käima, ma ei tea, kus ta leiab siukseid asju nagu. Väga õige. Ja midagi teeb veel siin, 59 000 suubi. Pole paha Eesti kohta. Aga liigume edasi. Running Strong 2 Jay-Z! Aga sellel vennal on huvitavaid autosi ja ta teeb siukest inglise keeles, vene keeles mingit contenti, nii et ma arvan, et eestlased väga, ma ei tea, kui palju teda vaatavad, aga tal on siuke, no võt, vene keeles teeb. Igatahes siuke mõnusad turboga
Supra on vennal, noh. No vaat seda asja. Jah, sellepärast vennal on ka 33 000 suubi. Nice. Aga liigume edasi. Siis on siuke huvitav kanal nagu CM Videography. See peaks vist Siim tähendama. Don't hate me. Ta on siin nagu näha, vend on teinud Genkaga Genka videoid või midagi. Ja siis siin on päris suur hulk drifti videoid ja mingi mannerguid ja... Aga vaatame seda, et nagu näha, siis vennal skilli on. See on nii kõik lõitud. Ei, siitaks Eesti täitsud. See on kvaliteet. Väga hea. Kahju, aga noh, minu päris contenti kvaliteedini ei küüdli, aga andeks antav. Kindlasti väärt subscribe'i. Siis vaatame vahepeal midagi naljakat. Pellen! Sa pole 5 kuud videot teinud või? Ja sa nagu clickbaitisid minu nimega või? Ja sa pole 5 kuud videot teinud või? Vaatame korraks siis seda videot, millega ta siin nüüd 100 suubi omale tõmbas. Juba algab nagu minu vlog, noh. No tervist rahvas, minu nimi on Pellen. Sisse visata need... See saab mingi wannabe Tiitus vä. Ja ma ütlen ausalt, olengi. Aga miks mitte? Minule tundub, aga miks mitte? Liiga vähe sellist autode tunduvat YouTube'i kraami. Miks siis ise natuke aidata kaasa sellele? Väga õige. Ja muudele. Ma uskusin sinusse. Fucking hell vend lihtsalt. Niimoodi ei saabki. Kõik. Ta on millegi helil nagu. Saate aru või? Siis... No see on mingi huvitav kanal, mis ma leidsin kunagi väga ammu. Mingi vend on kunagi väga ammu teinud siin 4 aastat tagasi hakkas oma Sierrat ehitama, ikka veel ehitab nagu. Ja siis, ma ei tea, see pole mingi YouTuber tegelikult otseselt, aga ta lihtsalt on siin pure action nagu. Ei tea, mulle lihtsalt see video meeldis, sellepärast ma tahtsin vaadata. Aga läheme edasi. Ermo Väljak. Seda ikka kõik vennad teavad ju. Sabaliputajad, see on juba ju kuulus mingi aastast 2002 aastat tagasi. Aga vaatame siis korraks. Mulle täiega meeldib see video. See kvaliteet on lihtsalt. Vaadake, see algab juba nii retsid. Kahjugi Ermo, et sa nii vähe neid teed, sa võiks neid rohkem teha nagu. Läheb. Kerib. Kvaliteet on küll parem kui mulle, ütlen ausalt. Aga tee rohkem neid, palun. Ja läheb. Kerib. Seda kui ma esimest korda seda vaatasin, ma vaatasin putsi, mis kuradi sitta ma toodan. Klapsime. Ja läks. Ma igatsen talve. Ma igatsen nii väga talve lihtsalt. Ja ma 3 eest. Mul muud temmi olen. Ja. Kindlasti vaadake üle. Vend on väärt rohkem kui 800 suubi. Võib-olla siis hakkab rohkem tootma ka, on ju. Tooda rohkem. Vaatame nüüd siis. See kanali ma leidsin täna.
nagu just praegu täiesti kogemata Eesti Youtuberite kataloogist eytk.ee. päris hea leht. Ma olen päris heal kohal seal, sellepärast mulle meeldib see. Aga ma ei ole isegi vaadanud ta videoid, aga nagu selles suhtes, et thumbnailid on sitaks head. Thumbnailid on täiesti sitaks head. Ja vend on siin juba aasta aega teinud. Vaatame siis, mis see Beatli videopäevik osa 9 endast kujutab. Miks kunagi nii pole, et asi pole nii hull, kui arvad? Enamus videotega on niimoodi. Pole kunagi nii hull, kui ma arvan. Nii on palju parem. Täna siis mõtlesin, et olen garaažis tegutsenud veits. Kas on see Stansi vend või? Jätsin. Või tähendab, Aga siin on esimene mure on see, et garaažis on külmem kui õues. see on see loov. Ja siis ma lähen kõigepealt, panen polosse istmed sisse, See on mingi mob aku life. peale. Tegelen sellega ja siis hakkame piltit edasi tegema. Miks sul ainult 98 suubi on? Aku tagasi kohe, mis ma siit laenasin umbes mingi... Miks ma sind varem ei tea? Pool istmed väga palju ja... Nende ehitab mingit põrnika. See on umbes siuke content, mida ma teha tahaks tegelikult. Aga nagu mitte Beatliga. Üks see nurga tegemine natuke suuremaks tööks juba jälle. Alguses vaatasin. Jälle, et hakkad midagi tegema. Mis asi see on? Nüüd sa... Oota. Kas see on see põrnikas siin või? Ülejäänud on siin taga või? Sa oled teinud 9 osa ja su põrnikas on siuke või? Vau. See vend ikka võtab asju tõsiselt. Igatahes kindlasti minge suubige ja näidake armastust sellele kanalile veits nagu 56 vaatamist mees aprillist. Ei, see ei ole, see ei sobi. Minge seda peab küll tellima, 98 tellimist. See on päris, seda teab, see on päris hea. Aga liigume edasi. Nii, JNK Garage, 93 subscriberit. Need on mingid uued vennad siin, või siis mingi uus vend, ma täpselt ei ole aru saanud. Tal on siin siuke 1, 2, 3, 4, 6 videot. Ja ma ei tea, alguses tal olid mingid siuksed... Vaat seda Bemmina. Ma ei näe mitte midagi lihtsalt. See oli ka üle reaalne seis. See oli Tot ja Ka või? Kuhu me lähme? Hiljem kiire või? pesu. Kes see oli? Instas me igatahes olema. Väike street race või? No vaatame, kumb võidab. No kui mente taga pole, siis jah. Ja kuni 49 ei sõida. Jah, just. Ja muidu tuleb autogeeniast. Vaat seda Bemmina. Pole paha. Täitsa ilus. Mingi vend Evoga. Drifti ka teeb. Sul on ju see... Lukus Mul teeb samamoodi ja. Sa potsid, teed drifti. Vist ei tee. Jaa, ma olingi nagu pettunud. Vend ei oska driftida, vaata. Väga. Proonib püksid jalga ja tuleme järgmine. Läheb, laseb korraks külge, vaata. Video pealkiri Drifter ja siis siuke oledki või? Okei, aga kui sa ei lõpeta videote tegemist ja toodad oma contenti edasi, siis ma olen väga õnnelik. Ma olen sitaks õnnelik, siis kindlasti minge suubige JNK Garage'i, sest et keegi ei tee ju mingit contenti autodest. Aga liigume edasi. Siuke kanal nagu Tag Holman. Tag. See on päriselt su nimi või? Ülikvaliteetsed videod lihtsalt. Mulle nii meeldivad su videod. Eriti, ma ei ütle seda. Siin on päris hea clickbait jälle. Aga
jah, ma kohe näitan, miks mulle see kanal meeldib ja miks ta videod vaadake selle kvaliteeti lihtsalt. Ralli. Miata on küll veits imelik. Nüüd sul on Bemm, miks sa pole Bemmist contenti teinud, jah? See video mulle meeldib. Aga, nagu, vaadake. Sul on head videod, tee rohkem neid, please. No vot, no vaadake. Need on iga neljapäev ülemistel kohal ka. Võiks kunagi juttu rääkida. Ma ei tea küll millest. Vaadake. Ta on kvaliteeti, aga mitte kvantiteeti. Ei tea, kas see on hea või halb. Kindlasti suubige teda ka, kui te ei ole veel teinud seda. Ma arvan küll. See on see ilus Bemm. Liigume edasi. See on üks huvitav kanal, mis ma avastasin. Seenepirukas. Mis seenepirukas? See vend teeb Kevin Pesurile videoid ja vist sellele teisele vennale Pärt Kubas, kes Kevini nii-öelda tiimis on. Need videod on selles suhtes huvitavad. Need on üli hästi tehtud nagu. Aga mul on need on veits naljakad. Vaadaks seda lihtsalt. Üli hea. See on epic. See on... Ma tahan ka omale driftikat, nagu päris driftikat. Järgmine projekt ongi päris driftikas, mida ma ikka tahan omale. Et saaks nii teha näiteks. Või nii. See on Vaarao drifti. Neil on endal ka YouTube'i kanal. Neil on 7 suubi vist. Ma olin 7. Siis... See on see teine vend seal tiimis. Tema meelest tegi ka videoid. Türas supraga. Aga miks see video on veits naljakas? Esiteks, ABG, kui tahate, siis me please kunagi koos video koos. Võistlus leidis aset Rapla kandirajal, kus toimusid iga-aastased superfinaalid ning selle raames ka Eesti meistrivõistluste viimane etapp. Rapla on peaaegu kõikidele Eesti driftijatele kodurada, siis treeningsõitudes raja paika saamiseks väga kaua aega läinud. See oleks skripti, vaata, kuulake. Kuna viimased treeningsõidud jäid väga pimeda peale, siis viimases treeningis juhtus väikene intsident kaasvõistlejaga ning teises kurvis põrkasime omavahel kokku. See ei ole loomulik lihtsalt, see on üli hea video, aga see jutt ei ole loomulik. Et sillatala ja enamus sillakaikuid on vigastatud. Siinkohal tahaks ära tänada Wisefabi, kes organiseeris meile kiirelt kõik vaevolevad silladetailid. Ma tean, et sa teed seda sponsorite heaks ja sa pead seda tegema, aga ole veits loomulikum, sest see video on nii hea lihtsalt, aga sina oled seal veits nagu... veits veider, ma ütlen, vau, seda. Ma tahan, teeme mulle polnud kiiru sellega kunagi. Please. No vaata lihtsalt, vend läheb niimoodi põiki. See ei ole võrreldav sellega, mis me seal Ohekatkul tegime korraldi sub 30 ja mu 36-ga. Oi, praegu, see on nii hea lihtsalt. Ma tahaks põiki lasta nüüd lihtsalt. Miks mul Bemmi pole? Eilse avarii tõttu oli auto käitumine... Ent saab ise ka aru, et see on veits cringe nagu, et... Kvalifikatsioonisõitudeks auto korda ning sõitsime mõlemad sõidud üle 80 punkti, mis tagas kindla edasipääsu... Naerata või midagi? Palun, ole nii imelik! Olles teadlik tema sõidustiilist, tegin ees korraliku sõidu, mida sõitsin kindlat vahet, mis tagas meile edasipääsu top 8-sse. Top 8-s läksime kokku valitseva Eesti meistri Mihkel Norman Tultsiga. Teadsime Tultsiga mõlemad, et vastane on kõva ja andsime endast parima, kuid tänu minu enda eksimusele viimases kurvis spinnisin ja sealt edasi läks juba Mihkel Norman Tults. See aga ei tähendanud, et võistlus oleks meie jaoks läbi. Tekst peas või? Superfinaalides saime esimeseks vastaseks. Sai aru, et see on taaskord cringe. Vaata nüüd,
mõlemad Vaata parimad. nüüd. Sellel korral õnnestus meil valitsevat meistrit võita ja liikusime edasi finaali, kus ootas meid juba meie oma tiimikaaslane Märt Kuvas. Saad aru, hääl veits Kuuldes, et muutus. finaalis lähen vastamisi Ma sai aru, et see oli veits piinlik, vaata. Sest 4 aastat Et ta naeratab, see on palju parem kohe. Vot, saad aru, naerata. Su hääl on ka siis parem. See näeb nii hea välja, et me ei saa vaadata seda rohkem. Aga kui ta siit Tultsist juba rääkis, siis Tultsil on ka kanal. Ma polegi tellinud veel seda või? Läheb. Kuna sponsorid, värgid, asjad on, siis peab kanal ka ikka olema, on ju. Siis nad teevad päris head contenti, nii et ma soovitan kõiki Eesti neid tripti inimesi suupida. Vot. Ma tõmban käima selle kuradi auto YouTube'i värgi siin Eestis, noh. Tults. No vaadake, ma pole isegi näinud seda. No vaat seda. Tõlgub seest läbi juba. Oi, plää. Tule, no see on kvaliteet. Teadsid, et Eestis sükest kvaliteeti tehakse või? Ma räägin. Võtke õppus. Kuidas saada 3,5 subscriberit? Autode videotega. Ja miks ma ei saa aru, miks mul on nii palju ja sükestel on mingi 70. Tõmmake käima ära see värk siin Eestis. Saate aru, mida rohkem teil on suubi, seda rohkem teil on sponsoreid, noh. Sotsiaalmeedia loeb siin maailmas. Oi, see on epic. See on epic. Nojah. Siis ma jätan selle video siia taha käima. Aga ma praegult ei viitsinud võtta väga... Mu vend pani matsu või? Kuna mul on aega vähe ja ma ei tahtnud nagu siin liiga palju mingeid neid surnud YouTubereid ka, siis see video ongi nii-öelda väike üleskutse minu poolt, et siis inimesed teeksid rohkem autode contenti, et mingid storytime'id ei oleks alati top 1, sellepärast et eestlased on ikkagi bemmi inimesed, on ju. Ja nagu eriti ei kannata vaadata, kui siin mingit lastele mõeldud jama tehakse, on ju. Sest nagu igaüks teeb oma asja ja mida rohkem, seda parem, vaata. Seda aru see kohvi tõmbab alles siin video lõpus käima teiega. Aga kirjutage kommentaaridesse, kes on siis teie lemmik auto YouTuber. Kirjutage sinna veel auto YouTubereid, keda ma siin videos ei näidanud, võib-olla keda ma isegi ei tea, sest neid on veel paar tükki, aga mingid surnud, mingi Genius Garage või siis mingid vennad, kes teevad väga igavaid videoid, kuidas Tallinnasse jooni maha tehakse või siis Motorsi auto ülevaated, need on ka mõeldud veits vanemalt inimestele, võib-olla peaksite oma asju ümber mõtlema siin. Aga seekord on siis minu poolt kõik. Järgmine nädal tuleb üks veits huvitavam video. Ja nagu ikka, likeige, share'ige seda videot, kindlasti vajutage kuskil siin all seda subscribe nuppu ja näeme fucking järgmine kord.